väga hea meel on jätkata siis näitusega, päranduse näitusega seotud vestlusloenguid, mille eesmärk on siis ühest küljest see, et rääkida siis, et selle vestlusloengu käigus arutleksime selle üle, kuidas selle konkreetse pärandiliigiga on ajalooliselt tegeletud ja kuidas, mis on siis praegused sellised tulipunktid, mis seda pärandiliiki ümbritsevad. Aga omalt poolt, enne kui ma häid vestluskaaslasi hakkan tutvustama, teen väikse sissejuhatuse. Kui sobib, siis ma istun selle juurde. Nõnda. Ehk siis nii nagu näitusel on ka välja toodud, siis Eesti muinsuskaitse korralduse puhul on alati tahetud välja tuua seda, et kuidas meid siis on mõjutanud või me ise oleme lastud ennast siis ajaloolise uurimise abil sellest mõjutada siis 17. sajandi keskpaigas, umbes keskpaigas 1666. aastal, kui Rootsi kuningas andis välja esimese siis muinsuskaitseseaduse. Eesti ala kuulus sellel hetkel Rootsi riigi koosseisu ja selles kuninga seaduses saame ka viiteid, kuidas siis, et muu hulgas lisaks sellele, mida me tänapäeval tunneme ära arheoloogiapärandina või ehituspärandina, on ka siis käsitletud selliseid ajaloolisi teemasid, et kuningas ütleb, et muu hulgas, kus ta loetleb, mida siis kaitsta tuleks, et ütleb ta siis, et nii, et lõpuks kõik asjad, mis on kas silmaga vaadates nii väiksed või võivad kinnitada või mälestada mõnda ajaloolist tegu, inimest, paika või sugukonda, et siis hoolika tähelepanu ja hoolitsuse alla tuleks võtta. Et selline loetelu osa on seal. Aga muidugi see 1666. aasta seadus, et kui palju ta siis kehtis või ei kehtinud, et selle üle või oma sellist päris muinsuskaitse korralduslikku tegevust Eesti alal, et seda on raske uurida, allikaid tegelikult väga palju ei ole, aga kuskohast meil siis sellise päris reaalne igapäevaelusse puutub muinsuskaitse korraldus, mille alguseks me siis võime lugeda 1925. aastat. Ja praegu siis see seadus, mis kehtib, on siis vastu võetud 2019. aastal. Et enne kui me siis sellesse tänapäeva jõuame, ma teen väikse tutvustuse, mis siis 20. 30. aastatel siis oli mälestiste nimekirjas või kaitstavate objektide nimekirjas, mida me tänapäeval liigitaksime ajaloopärandi hulka. Et siit leiab isikute ja sündmustega seotud kohti, näiteks siis Peetri. Ta on alguses nimekirjas. Ehk siis, et see oli selline algne nimekiri, see on mälestiste nimekirja järgi võetud. Nad võisid teha mingi hilisema otsuse seal vahepeal, et võtsid maha selle, eks ole. Et sellised kohad, siis olid isikute hauad, täpselt nii palju neid oligi. Siis olid monumendid, teatud hulk monumente, kus me näeme väga sellist kirjusid asju. Mulle eriti meeldib see, et Tallinnas L-tähe kujuliselt Raekoja platsile autode seisukoha taga maha asetatud 2 kitsast graniitkivi, mis pärimuste kohaselt kujundavad ühe osa ristikujulisest mälestusmärgist, mis püstitatud sinna 1695. aastal mõõgaga hukatud vastav valge mälestused. No võt. Nii et, ja Ilme kindlasti oskab öelda, kas nad kõik on ka praegu meil alles. Kõik ei ole alles. Kõik ei ole alles. Olemased osad on siin kaitse. Nõnda. Ja siis olid sellised mälestusasjad, mida ma ei saa osanud kuidagi siis monumentideks klassifitseerida, et sellised objektid olid siis ka kaitse all ja päris kindlasti see piiritulp on ju, see on see, mis on... See on kindlasti kaitse. Kahur ja Ankur on seal Vene seltsi hoone kõrval või keskraamatul kõrval.
Vot, ja siis oli üks mesipuu. Oli ka mälestiseks tunnistatud. See pidi midagi siis olema mingi niisugune. Vot ja viim siis. Aga nende mesipuude üle oli tegelikult Muinsuskaitse Nõukogus arutelused hiljem. Nõnda, aga nüüd on siis aeg selleni jõuda, et see oli siis 1920-30. Ja minu olen kutsunud vestluskaaslasteks siis Ilme Mäesalu, ajaloolane, kes on töötanud igaviku Muinsuskaitseametis ja enne seda siis pärast ülikooli lõppu läksid sa tööle teaduslik-metoodilisse nõukogusse, Kultuuriministeeriumi siis Muinsuskaitse inspektsiooni alluvuses olnud asutusse. Ja teiseks oleme kutsunud siis vestluspartneriks ajaloolase Linda Kaljundi, kes siis praegu töötab Eesti Kunstiakadeemias ja sa oled seotud väga mitmete siis ajaloopärandit puudutavate projektidega praegu, kus me siis tegeleme sellise ajaloopärandi tõlgendamise või ümbertõlgendamisega. Vot. Aga Ilme, enne kui nad mõlemad on natukene slaide siis ette valmistanud ja enne kui ma nende juurde lasen, siis ma tegelikult tahaksin Ilmelt küsida just nimelt selle 80. ja 90. aastate kohta, sest see võib-olla iseloomustab väga hästi, kuhu siis nõukogude ajal see ajaloomälestiste kaitsekorraldus oli jõudnud ja mida te kõik 90-ndatel sellel teemal siis tegema pidite. Mina ei oska istutse rääkida, ma vanakooli korkanud mulle ei meeldi, ma pean inimesi nägema. Aga sa ei tohi väga liikuda, sest et kaamerast jookse teest täna. Ühesõnaga, jah, et alustan vast sellest, et see praegune mälestiste liikide süsteem tegelikult pärineb nõukogudeaegsest seadusandlusest. Et selle, mida sa enne näitasid, see Eesti Vabariik enne teist ilmasõda, et seal olid nagu, oli arheoloogiapärand oli nagu eraldi, eks ole, ja ülejäänud pärand oli, nimekiri oli nagu üks, aga tal olid niisugused alajaotused, aga ei olnud niisugust eraldi liigitust, aga see võeti üle siis Nõukogude Liidust, see mälestiste liikide jaotuse, sealhulgas siis ka ajaloomälestised. Et praegu on juurde tulnud meil veealune mälestis ja lootuslikud pühapaigad siis viimaste seadustega. Aga esimene nimekiri peale sõda oli 1952. Ja kui ajaloomälestistest, siis see oli põhiliselt koosnes Nõukogude sõjaautodest. Seal praktiliselt midagi muud ei olnud ja mõni siis sõjaga seotud monument. Aga 64. aasta nimekirja oli juba nagu üht-teist lisandunud, aga siis ajad nii palju muutusid, et 73. aasta nimekirjas, mis on nüüd viimane nõukogudeaegne riikliku kaitse nimekiri, et seal on juba palju sees isikutega seotud hooneid, need on siis valdavalt kultuuritegelased ja juba tulevad ka isikute hauad kaitse alla 73. aastal. Ja siis selle viimase nimekirja juurde, kui see 77 tuli uus seadus, eks ole, oli, siis anti võimalus, et saab ka kohaliku kaitseala mälestisi võtta. Ja vaat seal kohaliku kaitse nimekirjades oli hästi palju igasuguseid kultuuritegelaste audu ja muid ja koolimaju ja kõike, mida nagu riikliku nimekirja nii-öelda poliitilistel põhjustel tollal ei olnud võimalik üldse panna, aga kohaliku kaitse nimekirja neid sattus, see sõltus kõik rajooni täitevkomiteest, siis kes ja kuidas oli. Võru nimekirjas ei olnud midagi, peale selle riiklikus nimekirjas oli Kõrtsaldi maja, sest Võru oli väga punane tollal millegipärast Võru maakond koos oma täitevkomiteega. Ja nüüd siis hakati 80-ndate keskel anti meile korraldus hakata ette valmistama uut seda riikliku kaitse nimekirja. Ma ei tea, kuidas ehituse pool, sest ehituse poolel oli eraldi see arhitektuurimälestiste ja kaitseinspektsioon, aga vähemalt ajaloo-arheoloogia kunsti poolel anti korraldus. Ja siis me hakkasime tohutu usinusega mööda maad ringi sõitma. Ja tollal ei olnud ju mingit internet, et see kõik, mis sa teadsid, oli kas, eks ole, raamatukogu,
ajakirjandus ja siis oma pead ja ei olnud GPS-i ka, eks ole. Ja taksoga sai sõita taksotoloogide eest, siis niimoodi ministeerium andis taksotoloogia. Aga hoolimata sellest ikkagi, et me siis saime ka tõsiselt uurida ja välja selgitada, mul on need nimekirjad ja kataloogid ja kõik alles, noh, mis jõuti kuskil kuni 89, eks ole, teha selleks ajaks. Ja arhiivi, see eelmine arhivaar meil ütles, et hoia jumala eest alles, et see on ka niisugune põnev aeg, et mis siis 80-ndatel muutunud oludes juba mida hakati uurima ja välja selgitama. Ja kui nüüd 94 tuleb uus seadus, eks ole, siis põhjusmõtteliselt seda mälestiste liikide süsteemi lihtsalt ei jõutud nii-öelda teistsuguseks muuta. Et siin võeti see mälestiste liikide süsteem lihtsalt üle, sest tollal oli nii meeletlikult tööd, eks ole, kõigepealt tuli uus seadus välja töötada, siis tuli kõik muud alamaktid sinna juurde ja nii ta jäi. Nüüd me oleme jõudnud Ära nüüd jookse nii kiiresti. Tahtsin selle 80-ndate kohta küsida just, et kui teile anti see nii-öelda korraldus, et võib hakata tegema sellist uut, või tuleb hakata tegema uut nimekirja, kas teil oli omavahel arutelusid, et mis laadi siis kultuuritegelasi, mõtlejaid te sinna nimekirja võite panna? No, vaata, seal oli ju niimoodi, et see 80-ndate keskpaik ja juba 87 aasta on nagu öö ja päev, eks ole, rääkimata 88-ndast. Ja meile saabus tööle selline tuntud isik nagu Mart Laar, kooliõpetaja ametust tuli ära ja siis me Mardiga põhiliselt muidugi otsiti välja igasuguseid pastoreid ja siis neid kultuuritegelasi, keda nagu Nõukogude Liidu ajal ei peetud isegi mitte neutraalseks. Et selles mõttes oli väga huvitav periood mööda Eestimaad ringi sõita. Aga ikkagi siis nagu enne Mart Laari tulekut. Et võib-olla selgituseks on see, et nii siis see arhitektuuri mälestistega tegelev asutus KFPI kui ka siis TMN-is tegelikult olid tööl ju inimesed, kes hiljem tegelesid vägagi Eesti Vabariigi taastamisega, et siis, kuidas nüüd öelda, et kas nüüd kõik olid teisitimõtted, seda võib-olla on natuke liialdus öelda, aga sinna teisitimõtted ju sattus tööle küll. Ja see oli selline turvaline varjupaik, et mõnes mõttes selline ideoloogiline asutus võiks ju olla, eks ole, et kui me tegeleme pärandiga ja see TMN-is võib-olla vähem, aga siis maakonna metoodikut või rajoonide metoodikutel olid neid ülesandeid teha isamaalisi kasvatustööd ja punamonumentide juures, eks ole, kooliõpilasi vedada. Et see oli nüüd ikkagi töökohustus, et kuidas te seda sellist tasakaalu otsisite, et võib-olla natuke varasemast ajast, et vaata, sa ütlesid, et 64 juba, eks ole, natukene 64. aasta nimekirjas juba natukene neid kultuuriloolisi tegelasi on, et tollel ajal korraldas siis ajaloo ja arheoloogiapärandi kaitset siis ministeeriumi juures Elfriide Vitt, kes siis, kelle mälestused, memuaarid on, mul on õnnestunud nendega tutvuda. See on väga huvitav, ja seal on näha, kus kaasta siis, kuidas ta üritab neid Eesti kultuuris olulisi tegelasi, näiteks Hans Laikmaa või mõned kirjanikud, et nende sünnikodusid, elupaikasid päästa, et kõige selle nõukogude kangelashaudade kõrval, siis ta üritas kogu aeg toppida natukene seda kultuurilugu inimesi sisse. Et ma kujutan ette, et see teie töö oli seal 80-ndatel enne seda suurt nagu, vabandust, samalaadne tats. Sellega on ju niimoodi, eks ole, et kuna me oleme nagu hariduselt enamalt teatud seal ajaloos, et meil on ju omad teadmised olemas, eks ole. Et üks asi on see, mida sa said nagu ametlikult, aga teine oli see, mis sul oli teada ja mida sa olid käinud vaatamas ja uurimas, et ahah, see on veel sellises seisus. Ja siis tuli leida lihtsalt, et ka nende sama isikute autodega, et kui seal oli mõni pastor, eks ole, et siis sa, võtame näiteks Rosenplanteri
on Pärnus, eks ole, pastoraadioone on praegu ka mälestis, et kuidas seda, siis teda presenteeriti kui literaati. Ja tal on ka selles vallas, eks ole, niisuguse tähenduslikke artikleid ja asju ja tema läkski literaadina, eks ole, väga tähtis tegelane 19. sajandil ja sa pidid nagu leidma neid õigeid sõnastusi. Ja siis oli võimalik, eks ole, et sa ei saanud kirjutada, et on pastor. No pastor ei läinud mitte mingil moel, aga literaadina läks küll läbi. Et lihtsalt pidid ainult tööle panema ja mida sa tead, sa ei pea kunagi kõike välja ütlema, eks ole, sa saad varjata oma teadmisi. Ja nii ta läks, eks ole. Ja. Kas ma võin ka korra vahele küsida, et sellel ajal Eesti Looduskaitse Selts ka väga aktiivselt tegeles sellise kultuurilooga ja korraldati ka palju sellist nagu heakorrastamist ja matku just selliste kuulsate kultuuritegelaste. Ja Jaan Eilartiga ma olen küll kokku puutunud küll, aga nemad tegid tegelikult väga tänuväärset tööd selles mõttes, et nemad tähistasid neid päris hävinud kohti juba ja panid neid mälestuskive ja niimoodi ja selle läbi vaata, et see on praegu ka, et maakonnalehes nagu ilmub päris palju niisugust koduloolist, et tollal olid niisugused koduloonurgad olid rajoonilehtedes ja vaat see Looduskaitse Seltsi tegevus ka, et kui mingi kivi kuskile pandi ja midagi, et siis see läks nagu sinna rajoonilehte, eks ole, et niisugused teadmised ja selle kaudu sai levitada küll ja tema oli väga aktiivne toimetamas seal. Ma tean, ta omas naes väga palju nagu ka kirjutab ja räägib sellest, et kuidas sa ise tunned, et kas need tegelased, keda just Looduskaitse Selts esile tõstis, et kui paljud neist jõudsid siis nendega seotud paigad, kui paljud jõudsid ajaloomälestisena arvele võtmisele või et kui mõjukas Looduskaitse Seltsi tegevus oli see ajaloomälestiste kaanoni jaoks? No rahva jaoks oli ta kindlasti väga mõjukas ja teadmiste ja niisugust üldse tähelepanu juhtimisena, et meil on niisugune lugu ka kõrval, eks ole, selle ametliku loo kõrvalt, sellest oli ta ikka väga tänuväärset tööd tegi. Aga nüüd neid päris mälestust, neid põllukive me nagu pärast nimekirjadesse pole pannud, et meil on ikkagi, et kas on ikka reaalne objekt nagu asi peab alles olema. Ja siis või siis isiku aud, et ta ei pea olema ülemaetud, et ta peab ikkagi reaalne asi olema. Me lähtusime sellest põhimõttest, et need lihtsalt neid kive, neid on hästi palju pandud, et need küll ei jõudnud nimekirjad hästi võtta. Mul on küsimus, kas need kivid on maa-ametni kaardime ka? Ei, kindlasti ei ole. Ei, nad võivad olla pärandkultuuriobjektide osa võivad olla, aga võib-olla ei kuhugi kõik olla. Aga kõik kindlasti ei ole pärandkultuuriobjektid ka mitte. Nii, aga nüüd ma luban sul, teeme vahetust, tule istu siia, siis sa saad ise oma neid slaide edasi näidata, et siis me ilme slaidid on siis näitavad seda, et mis seisus on siis meie praegune ajaloopärandi, või milline on see ajaloomälestiste nimekiri siis praegu. Ma lihtsalt vaatan, mis ta näitab siin. Ta näitab sulle seal ka. Istu. See edasi või alla, kumba ma pean vajutama? Vajutab näiteks alla. Mulle ei meeldi. Ikka tead. Nii, põhjusmõtteliselt, et kui me räägime ajaloomälestistest, siis me räägime tegelikult mälupaikadest. Et see ei tähenda seda, et mõni ehituspärestis või mõni uhke linnus ei pruugi mälupaik olla. Aga ajaloopärandi puhul on tegemist ikka põhiliselt mälupaigaga. Ja kahtlemata ajaloopärand on ideoloogiline ja teiselt poolt on ajaloopärand ka väga seotud sellega, mida inimesed teavad ja mida nad oskavad nii-öelda oluliseks pidada, et kui sa asjast ei tea, sa pole midagi kuulnud, no siis sa ei oska ka seda tähtsustada, ka oluliseks pidada ja siis ta kahtlemata ei jõua ka kuskil esiplaanile, see mingi väga oluline hoone. Et seadus ütleb niimoodi, et on poliitiline ühiskondlik protsess, väga keeruline, eks ole, ajaloosündmus või siis on silmapaistvad tegelased. Et ma seda teksti ei hakka teile ette lugema, lugege ise. Et mis need tähtsad protsessi asjad siis võiksid olla, et minu jaoks on tegelikult kõige tähtsam ajaloomälestis Eestis üldse on Estonia teatrihoone.
et teatavasti seltsi liikumine tekib meil peale rahvusliku liikumise, eks ole, nagu edasi lainena 19. sajandi lõpp. Esimesed seltsimajad juba on 1882 on Viljandi põllumeeste seltsimaja hoone püsti pandud, siiamaani säilinud, isegi see kõnepult on aulas alles. Ja see Estonia seltsi hoone, see Estonia teatrihoone on tegelikult minu jaoks üks niisugune kokkuvõte sellest rahvuse nagu arengust või et kuidas ja edasi tuleb juba kõik need poliitilised sündmused, mis Estonia teatris on toimunud, eks ole, kuni siis juba enne taasiseseisvumist Eesti Kongressini välja, praegu meil peetakse seal, eks ole, vabariigi aastapäevi ja muid sellised, et minu jaoks on see kõige olulisem hoone üldse ajaloo poole pealt Eestis. Aga sama tähtsusega on näiteks Tartu rahu sõlmimise hoone, eks ole, millel ka mingit arhitektuurilist väärtust ei ole, eks ole, vana kohtumaja. Aga või siis on see Eesti või Vene Vanga Eesti kontorihoone, kus päästekomitee koos istus, eks ole, et seda laadi hooned on siis nende poliitiliste protsessidega seotud meil nagu Riigikogu ja hoone kahtlemata see on ka ehituskunsti poolelt niisugune särav pärl meil, eks ole. Aga teine pool on nüüd need nii-öelda kogukondliku tegevuse tõttu siis meil on hooned, meil on Aleksandri kooli hoone, meil on hästi palju kogukonna poolt loodud kool, et meile tundub, et kool on nagu mingi asi, mida riik rajab, tegelikult riik hakkab koolihooned rajama alles Eesti Vabariigi ajal. Et varasemalt on ta ikkagi mõisa, siis kui tulevad juba valla ja külameeste nii-öelda koos toimes on koolimajad ehitatud ja selle tõttu on nad minu meelest ajalooprotsessis ülimalt olulised. Et neid vanu koolimaju me püüame nagu selles mõttes hoida ja eelmisel aastal sai meil tunnustuseks Võhma algkoolihoone, mille omanikud väga uhkelt korda tegid ja gümnaasiumihooned, mis tekkisid meil kuni esimese ilmasõjani enamus linnades on gümnaasiumihooned juba on niimoodi 20. sajandi alguses ehitatud, välja arvatud Rakvere sai küll, eks ole, Eesti Vabariigi ajal oma, aga valdavalt, et see ja siis Valgas on üks väga huvitav koolimaja oli nagu meie praegu mõtleks nagu tööstuskooli laadne, aga oli võimalik mitte haridusministeeriumi alla kooli rajada, vaid majandusministeeriumi alla ja seal ei olnud vene keele sundust. Aga kahjuks see koolimaja on nii ümber ehitatud, seal on praegu hotell Valgas ja mul on nii kahjus, see oleks nii ainulaadne niisugune säilinud hoone olnud, et kuidas oli võimalik leida teid eestikeelse hariduse andmiseks. Ja siis järgmine suurem niisugune lõik on meil monumendid ja meie tollal jõudsime arusaamale, et me ajaloopärandina vaatame monumente kuni 1940. Praegu me oleme juba ju 30 aastat edasi liikunud, võib-olla on aeg hakata ümber vaatama. Sa siis mõtled 90. alguses? No, kui midagi on sellist, mida võiks, võib-olla nõukogude aastat tuleb mul küll ühtegi midagi suht ette. Välja arvatud näiteks, mis mulle on kogu aeg imponeerinud ja mida ma tahaks, on see, mis on Lõhavere linnamäe peale pandud. Et kas see võiks näiteks, see on ka jälg tegelikult sellest, kuidas nõukogude ajal oli võimalik sellist monumenti püstitada Lõhavere linnaväele. Et see oleks üks selline. Muhu linnuses ka. Muhu linnuse kivi on, jah, seda ma tean. Ma mõtlesin seda, et sa nagu räägid selles perspektiivis, et siis kui Eesti Vabariik oli taastatud, 94 uuesti muinsuskaitseseadus vastu võetud ja siis, oli Muinsuskaitseametile anti ülesanne, vaadata need mälestiste nimekirjad üle. Et sa mõtlesid selles ajahetkes, et siis 1940. Ja, vaat selles ajahetkes oli ja siis meile anti aasta aega ülevaatamiseks. Ja see ajaloopärand oli ju praktiliselt, sealt oli võib-olla üle võtta, kõige rohkem 20%.
ülejäänud oli kõik siis tohutu kiirusega maakonniti nii-öelda läbi kapata, aga kuna meil oli see eelnev töö nagu juba 80 teisest poolest tehtud, et selle võrra oli nagu siis, eks ole, asi lihtsam. Ja siis nüüd, mis on kõige keerulisem majade kõrval, on need lahingupaigad, et Vene ajal oli hästi palju põhjasõja lahingupaiku kaitse all. Kusagil on, eks ole, neid kive on meil praegugi alles tahvlikene peal, aga maastik on nii palju muutunud, et mida sa sisuliselt seal siis nagu kaitsed. Et noh, sa tead, et need tulid sealt kuskilt lõuna poolt, eks ole, ja teised tulid sealt poolt, aga kogu see ülejäänud maastik on muutunud. Ja siis me tegime karmi otsuse, jäi 2 lahingukohta. Üks on siis Sinimäed, noh, mis on maastikuliselt siiski päris hästi säilinud, see Sinimäe alevik natuke laieneb ja uus tee on põhja poolt läbi viidud, aga iseenesest on jälgitav kõik see, kus need tulid siis see Vana-Narva maantee mägede vahel. Ja teine on siis Paju lahingukoht Vabadussõja aegne, et seal on ka maastik säilinud, mõis on keskel, ümberringi on kõik veel lage ja rohkem neid nii jäi ja keegi ei ole. Küll aeg-ajalt küsitakse, aga ma ütlesin, et ei. Aga kas võib küsida, et monumentide puhul, eks ole, nad võivad olla kunstimälestised ka, et kui palju oli nagu, et just sellel ümbervaatamise ajal, et kui palju oli sellist nagu ümberjagamist, eks ole, nende monumentide puhul, et mis jääb ainult üheks või teiseks ja mõned, eks ole, võivad mõlemad. Ja ongi päris paljud mõlemad, see on nüüd seadusandluse pool, et kunst on vallas mälestis. Ja sellepärast me selle 40 panimegi, et me lihtsalt, kui nad on nii kaua seisnud oma algsel kohal, siis neil peab olema õigus edasi oma algsel kohal seista, et need ei saaks liigutada. Ja kunstil on praegu, me vaatame seda seadust uuesti läbi, seal on ka ikkagi, et kas on võimalik ikkagi panna, et kunstiasi võiks olla ka kinnismälestis, vaat siis seda ei saa niisama lihtsalt. Aga vallas asja tuleb ettepanek, nii on seadus kirjutatud, arvutus läbi. Ja noh, neid dekoratiivelemente muidugi tõstetakse väga palju ümber ka, et see on ikka 2 otsaga asi, aga see ajaloo mõte oli see, et kui tal on õnne olnud, noh, ütleme, kõige vanemad on meil, no Marta Rist on meil, eks ole, juba ju 16. sajand, aga 16. sajand, ja aga siis Barclay oli näiteks Tartus on 1843, eks ole, Tallinn on väga vilets linn, Tallinna esimene monument on 1900 alguses Russalka, varasemaid ei olegi. Et nad peavad ikkagi selles asukohas ja sellest, noh, nii palju kui võimalik on veel ümbrust kaasata. Nii, ja siis on nüüd need olulised isikud, millega muidugi on kõige rohkem vaidlusi, kahtlusi, et on siis oluliste isikutega seotud hooned ja oluliste isikute hauad. Nüüd pärast ma näitan mõned pildid ka seal ja siis midagi üldse nõukogude ajal ei tegeletud, oli kalmistute kaitsega ja ka kirikuaedade kaitsedega välja arvatud siis arheoloogia pärand. See on nagu teine, et meil on arheoloogidega niisugune kokkulepe. Et Katariina määrus on või see ukaas tuleb 1882. 1782, vabandust. Ja sellest ajast hakatakse siis rajama uusi kalmistuid. Et see on nagu siis ajaloopärand, seal on hauatähised, seal on piirded, seal on kabelid, seal on haljastus. Ja need kirikuaiad, kus hoolimata keerule, vaatmine jätkus. Et kus on olemas see kalmistule omane struktuur, kõik, mis sinna juurde käib, eks ole. Tähised, piirded, kaabelid, need käivad ajaloolla. Kui need nüüd Liivimaal neid ei ole, eks ole, Liivimaal oli visitatsioonid väga tugevad ja seal lõppes ära, siis Liivimaa need kirikuaiad ei ole meil ajaloomälestuse kaitse välja, Tartumaal mõned, mida tahame ära õpetada. Ja see on siis nüüd arheoloogide pärusmaa, sest need, mis on vanad kihelkonna kirikud, nendel on kõigil vatusealad ümber, eks ole. Siis on siin üks niisugune tore asi, on pärimuslikud traditsioonid. Et nendest on võib-olla kõige silmapaistava ilmselt teile ka teada on Hiiumaal see Ristimägi.
mis on tekkinud legendide järgi, eks ole, mingisuguse 2 plumarongi kokku põlkes, nagu nad ikka. Aga miks ta on mälestuseks sattunud, on see, et see on elav traditsioon. Ja sellega, kui me saame seal need piirid niimoodi, et me saame nagu nende metsa, see on õnneks RMK maal. Ja RMK on olnud päris mõistlik seal, et ja teisel pool on see suur uus maantee, et ka nende tedemeestega, et see ala seal jääks, et inimeste, et see traditsioon saaks nagu jätkuda. Rohkemat ma ei tea, et oleks niisugune. Aga kui kellelgi on teada, siis palun. Kes on Ristimäele teinud risti? No näed, et see on ja see oli just see mõte oli selles, et me ei sekku seal mitte millessegi muusse, kui et viimati taheti sealt mingit elektriliini üle tõmmata. Ei tule kõne allagi, et katsuge natukene mõni meeter kuskile nihutada. Et see peaks jääma niisuguseks alaks, et nende piirangutega on alati, et sa pead nagu sobiva leidma ja mis ei ole vajalik, see ei ole vajalik. Nii, ja siis on meil selle veealuse pärandiga 2 peale on meil rannalautrid, sest need ulatuvad ühte otsapidi vette ja teist otsapidi mandri peale. Eks? Et need on need seadusandlikud niisugused, aga alati võimalik. Ja siis on meil mõned rannakaevud ka seoses nende lautritega. Nii, hoonetest me siin nagu rääkisime, see on see minu kõige lemmiku. Siis see on nüüd piimandusmuuseum, et meil tekkisid need erinevad majandusseltsid või ühingud ja piimand, see on Imavere. See oli Järvamaa üks esimesi piimandusühistud, et nendest on üksikud näited. Siin on nüüd isikutega seotud kohad, see on ilmselt Laikmaa, tunnete kõik ära, Kadarpiku külas, Laikmani talu. Ja et siin meil ei ole mitte ainult maja, vaid meil on nagu kogu see taluala maalalisena nagu kaitse all, et seal on tal, eks ole, park, seal on tal huvitav kõrvalhoone, sinna pargi lõppu on ta ise maetud. Ja minu jaoks on see kõige puhtakujulisem niisugune mälupaik. Selle kohta võiks isegi öelda võib-olla mälumaastik. Ja teine, mis on tekitanud alati küsimust, et kas me peaks siiski natukene hakkama oma liigitusi muutma, on näiteks Tammsaare väljamägi. Et meil on mälestisena, eks ole, on kaitse all nii-öelda Tammsaare sünnikoht, eks ole, seal on paar originaalhoonet, enamus on rekonstruktsioonid. Aga seal on kogu see väljamägi, lõunapoolse selle Tammsaare lõunatalu sai võetud ehitusmälestisena kõik kaitse alla. Ja siis tegelikkuses on, eks ole, kogu see väljamägi ja siis see soode, et mis ta siis nagu on. Minu jaoks on ta puhas niisugune kirjanduslik mälumaastik. Et meil on, maastikupärandit meil nagu üldse ei ole eraldi, meil on pargid on ehitusmälestisena meil kaitse all. Aga põhjusmõtteliselt me võime ka täiesti mõisamaastikust rääkida. Ka ilma selleta, et peahoone ei peaks olema eriti väärtuslik ehitismälestis, vaid lihtsalt, kas teda võib-olla enam ei olegi, aga park on maastikus olemas. Et siin on nagu edasiseks mõttearenduseks on minu meelest meid siin maal küll. Ja Ulla on siin rõõmsalt välja valinud neid, sa võtsid teda auvand elupaika. Ei, need on ikkagi elu- ja sünnipaigad. Kellega on seotud? Just, ehk siis, et ainult need, mis on siis ehitised elu- ja sünnipaigad, et haudasid on kultuuritegelased, kelle hauad on kaitse all, siis neid on hästi palju rohkem. Aga just, et siin on siis selline hulk siis hästi palju kirjanikke, natukene kunstlikke heliloojaid ja siis, eks ole, 5 järgmisaegset tegelast ja 5 siis Eesti Vabariigi aegset tegelast. Aga kas Muinsuskaitseametis nüüd hiljuti on nende isikute osas arutust olnud, et et meil on üks mälestistest maha läinud hiljuti just, aga näiteks haudade osas, et eks ole, kõik need, kes on metsakalmistule maetud, et nende puhul on selline ühine otsus nagunii vist, eks ole, et seal ei pea eraldi haudasid kaitse alla võtma. Ei, ikka peab. Peaks ikkagi, jah. Lennart-Meri haud on. Ei, veel ei ole. Ühesõnaga, sul on pikk jutt sinna, ma võin lõpust alustada, et vaata, et selleks, et kellegi hauda
noh, nii-öelda perekonna poole pöörduda, et kuulge, et me leiame, et see võiks, selleks peab ikka aeg mööda kuluma. Et see ei ole nii, et eile suri tänavata, ei, see minu arvamus on, et selleks peaks ikka mingisugune aeg, ma ei tea, võib-olla isegi 20 aastat, proua ju ka lahkus hiljuti, eks ole, ja et noh, mingisugune selginemise aeg peaks nagu olema, et sellega minna. Nüüd nende autod, ühesõnaga neid isikutega seotud mälestisi Vene ajal, see oli niisugune punane nimekiri, neid oli üle 1000. Ja siis olid meil tohutud mõttetalgud, mis kestsid, ma ei tea, üle aasta vist ja lõpuks Muinsuskaitse nõukogu vaatas neid nimekirju 3 korda läbi minu mälu järgi. Ja sai kogu aeg välja selekteeritud, et noh, kes siis nagu praeguses 90. aastate kontekstis nagu vääriks siis seal kaitse all olema, sest kohaliku kaitse nimekirjas oli neid hästi palju, mis olid võetud 80. veel ka 90, 91 kohaliku kaitse alla. Rajooni, aga majadega on nüüd niisugune lugu, et majasid me üritasime hinnata. Üle 48 isikuga seotud hooned kaitse all. Üks on nii vana, see on Borsseliuse sünnikoht, et selle me jätsime hindamata, kuna selle on vanuseline väärtus juba nii suur. Ja siis vaatasime seda, et kuidas siis tänapäeva vaates nagu need asjad inimest kõnetavad. Et kas üldse teatakse, kellega tegu on, et kas see veel pakub huvi ja kas see koht, mis nüüd inimesega seotud on, siis ka nagu pakuks mingit hariduslikku võimalust, et kui inimene läheb sinna, et kas tal on võimalik sinna sisse minna või on seal mingi ekspositsioon või mingi asi. Ja siis me hindasime. Hindajaid oli 5, targu võtsime palju, aga paraku küll kõik ajaloolased. Sa mõtled hindajad nüüd hiljuti? Ja tegime omastagust metoodikat ja hindasime ikka punktidega, sest punkt on neutraalne asi, eks ole, tema ei hakka suga emotsioonitsema. Et kui sul on ikka kirjas siin, siis nii palju sai, aga enamalt jaolt ma vaatasin seda tulemust, et enamalt jaolt olid ikkagi need meie majahindajad, olid need küll paraku. Nad langesid need meie mõtted enamalt ühte paika. Paari majaga tekkis meil kohalikega keskustelu, eriti Tartu linnaga, kes pidas ühte hoonet väga oluliseks, ütles, et see peab kindlasti jääma. Käisime veel Merkos ja siis otsustati, et peab jääma. Nüüd, et isikutega seotud hoonete hindamine on tegelikult väga keeruline selles mõttes, et või üldse nendesse suhestumine, sest see eeldab seda, et inimestel on vastavad teadmised. Ja kui seda teadmist enam ei ole, et meil oli siin August Annistiga tekkis meil majas küsimusi, sest osad ei teadnud üldse, kes ta on. Nii. Ja siis sa võid ju emotsionaalselt põhjendada, aga väga keeruline on, kui inimene ei ole kuulnud, ja see on muidugi koolihariduse küsimus, eks ole. Nii et see on paratamatu, et see valik, mis meil praegu on, no osad inimesed on siin kahtlemata sellised, et no ma arvan, et Kreutzwaldi või Laikmaa või siis noh, ma loodan, et ka Uku Maasingu üle, eks ole, et ei hakata küsima, kes sellega on, vabandust ainult sellest. Aga kindlasti võib olla, sest see on täiesti paratamatu, ajad muutuvad, haridus muutub, inimeste huvid muutuvad, teadmised, arusaamad ja see, mida siis oluliseks peetakse, see on ka ajas muutuv. Et see on paratamatu, et nimekirjad mingisugusel ajal muutuvad ühed asjad olulisemaks ja nad vajavad nii-öelda üle vaatamist, et see on täiesti paratamatu. Eks see asi muidugi on seotud ka sellega, et mis siis nagu selle koha peal alles on, eks ole. Ei, ikka. Kui asja ei ole, siis ei ole midagi arutada. Ja ajaloomälestiste puhul siis on muinsuskaitselised arutelud olnud ala lõppata tegelikult kahe asja vahel. Et kas siis oluline on tõesti see koht, see XY koordinaat seal maamuna peal ja piisab mälestustahvlist või peaks ikkagi siis keskkond nagu alles jääma. Et väga sageli just nimelt ajaloomälestistega on juhtunud see, et seda keskkonda tegelikult alles ei jäeta ja jäetakse tahvel või pannakse tahvel alles. Et neid näiteid just ajaloomälestiste puhul on päris palju. Tartus on Tartu Ülikooli tänaval see maja. See on ehitusmälestis.
sa räägid vanglast? Ei räägi vanglast, vaid seal See elasid, selle seinaga elasid Jansen ja Koiduga. Ja siis Vene, või see gümnaasiumijoomana, eks ole, siin see oli tööõnnetus. Viru klindi peal, see, kus on fassaad, eks ole, alles. Ja see Viru tänava lugu on lihtsalt tööõnnetus Tallinna linna muinsuskaitseosakonna ja muinsuskaitseameti vahel. See on otses mõttes tööõnnetus, seda ka juhtub vahel. Tartus nüüd see Koidula maja, see oli sellest täiesti niisugune muinsusfilosoofiline küsimus. Et kuna seda, kus nad Aia tänaval, nüüd Vanemuine pikalt, seda maja pole üleüldse olemas. Ja Tartus on siis ainuke noode ongi see Ülikooli tänava hoone, millest nüüd on tehtud see uhke hotell, eks ole, aga seal ikkagi päris nii ei ole, et on tõsiseina, seal ikka natuke rohkemat alles. Ja selle üle oli Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise ajal olid pikad arutelud, seal olid eraldi arutelud selle üle, mis peaks jääma mälestuseks muinsuskaitseala mitte. Ja lõpuks leiti, et siiski Tartu kontekstis on see väga oluline hoone ja peaks jääma. Ja nii tema praegu nimekirjas ongi ja sai hindamisel ka täitsa korralikult hindet. Et elu ei ole mustvalge, ütleks ma selle peale. Ega see ehitusmälestistega on ju samamoodi, et sul on vaja leida optimaalne lahendus. Sa tahtsid kuidagi kommenteerida? Mul tundub see üks küsimus, mis siin kogu aeg taustal on, nagu need mälestiste liigid, eks ole ka, sa oled ise ka maininud, et juba maastikupärand, eks ole, kui üks võimalik liik veel juurde on ja just, et kui hästi see selline ehitiskunst ja ajaloopärand, et kui hästi see toimib. Ma tahtsin küsida, et kas siis selle 90-ndatel, et kui tõsiselt oli laual see, et see nõukogudeaegne nagu liigiline jaotus ümber mängida ja kui millistel ajahetkedel ja kui palju on nagu hilisematel kümnenditel nüüd tulnud see küsimus veel lauale ja et kas lisaks maastikupärandile on veel mingeid selliseid uusi liike või ka vanu asendavaid nagu pärandiliike olnud? Kui see 94 oli, siis tegeletud selle liigi, sest sellega see oleks nõudnud väga põhjalikku eeltööd ja arutamist, et me teame, et meil on valdavalt on, eks ole, Euroopas on, eks ole, ehitatud pärand ja siis on arheoloogiapärand ja kunstipärandit väga palju kaitstakse hoopis kiriku seadustega. Meil on kirik ja riik lahus, meie seda kasutada tollal üldse ei saanud. Et seda, et neid seadusi koondati siit Põhja-Euroopast kokku ja tõlgiti ja need Ülo Puhtak sellega väga põhjalikult tegeles. Aga siis, kuna kogu see süsteem oleks siis tahtnud tõelist muudatust, ei olnud vahendeid, ei olnud inimesi ja ei olnud aega, ütleme, see on otseselt mõttes. Hiljem nagu ei ole sisuliselt arutatud seda nende uute seaduste tegemisega 2019, kui see viimane uus seadus, siis ka ei tõstatatud seda küsimust üles, et meil on ainult juurde tulnud see vealuline mälestis ja siis tuli juurde see arheoloogiline leiukoht, seda on küll tehtud. Et on ju ja looduslikud pühapaigad tulid, eks ole, juurde, aga küll aegane vartust, selles mõttes, et looduslik pühapaik minu meelest, et pargid, siis on siin palju neid niuksi talukohti, mis võikski olla tegelikult üks maastiku hoopis, maastikupärand tegelikkuses, eks ole, ja osa arheoloogiast on ka maastikupärandi alla võtta Soontaga, eks või Varbola, eks ole, ta on ju kohas niisugune, et see on ikka väga mitmekihiline asi, eks ole, et kui me ka tõstame ta ühte, teise, kolmandasse, siis ta otsapidi jääb ikka midagi arheoloogiasse, mõni sinna-tänna, aga mõtlema sel teemal peaks kindlasti, kuidas edasi liikuda. Aga kas see oleks liiga provotseeriv mõelda, et üldse need liigid ära kaotada, et ongi nagu pärand kui selline? Vaata, mingisugust liigitust eeldab see nii-öelda haldamine. Et sul on register ja mingisugune otsisüsteem ja see jaotus peab olema ikkagi inimestele mingisugusel moel arusaadav, et kust ma nagu hakkan siis otsima, eks ole. Ja võib-olla mitte ainult selles mõttes, et otsimise mõttes, vaid ikkagi ka just nimelt haldamise mõttes. Et kui sul on
arheoloogiamälestis, et siis on teatud tegevused, kui sul on vaja arheoloogiamälestisele, eks ole, siis on põhimõtteliselt ikkagi kaevetööd need, millega sa pead nii-öelda arvestama, kus uuringuid teha, eks ole, aga kui sul on ehitusmälestis, eks ole, siis on, eks ole, korstnapitsid, eks ole, selliseid see säilitamise teemad sees, eks ole. Ja nüüd jäi see haldade kohta, meil kehtib nüüd ja sa saad edasi liikuda. Siin ei ole rohkem ei, sul on küll, sul on pildid seal. Ei lähe enam. On küll, läheb küll. See on nüüd see Marta Rist, see kõige vanem säilinud monument, mis meil üldse on. Siis see on olnud Helme pargis selline Schillerile. Teate, et Schilleri monument oli omal ajal Puhtu laiul, eks ole, nüüd on ta Haapsalu selle Raekoja või muuseumi hoones, see on üks vabadussõja sammas Kohtla järve, ei siis, see on Pärnu, see on Kohtla järve, seal järvepark, kus on need Kiviõli põlevkivitööstuse elamud on kahel pool, kus see sama sa vitati ära, aga park on ta nõukogude aja täpselt sellisena säilinud, nagu ta omal ajal rajati. Nii, see vist oli viimane pilt. Lahinguväljadest me rääkisime juba, kirikuaedadest ka rääkisime ja kalmistutest. Nii, aga nüüd see on kuperjaan, et meil kehtub, on, eks ole, kalmistuseadus, mis tähendab seda, et see iga tauda võib üle matta. Ja miks need haudu ongi mälestisena kaitse alla võetud, ongi see, et kui ta on mälestis, siis see haud ei kuulu ülematmisele. Ehk see koht peaks nagu jääma. Nüüd päevselge on see, et kõik inimesi, kes on kunagi elanud, ei ole võimalik niimoodi kõikide haudu säilitada, aga ütleme, riigi jaoks on see mingi olulisem nagu kiht võetud ja me oleme kõikidele omavalitsusele soovitanud, et kui nad teevad oma kalmistu eeskirju, siis neil on võimalik kalmistu eeskirja kehtestada, kes on kogukonna, nende kogukonna jaoks olulised isikud. Igal kalmistul on sellised. On kooliõpetajad, on arstid, mingisugused velskrid, võib-olla mõned metsamehed, neid on, või on ka mõni väga tähtis talumees, kes on külaelu vedanud, et on võimalik nii-öelda käski selle eeskirja juurde lisada, et need on kogukonna jaoks olulised ja nende haudu peale matmiseks välja ei anta. See on see põhjus tegelikult, miks need isiklikud hauad üldse on mälestisele kaitse. Aga ehk siis, et ka metsakalmistus ikkagi, et seal ei ole mitte kokkulepet, et kogu metsakalmistu ongi... Metsakalmistuga on nüüd niimoodi, et seal on loomingulistele liitudele eraldatud, eks ole, need platsid. Ja see suve käib siis loominguliste liitudega. Ja osad liidud on juba uued platsid saanud, kuna neid see vana plats on, eks ole, täitseid, see sõltub siis nende nagu soovist ja tahtest. Meie saame öelda, et tehke kõige muuga, mis tahete, aga võt selle isiku haudu ümber ei maata, eks ole. Või peale sinna ei maeta, eks ole. Et need on eri seaduste vahel krapitamise asjad toime, muidu ei toimi. Ja nüüd veel paar aastat tagasi oli Muinsuskaitseametis selline suur tööülesanne siis lõpetada topeltkaitse, et kui sa nüüd järgmise slaidi veel paneksid. Topeltkaitse? Jah. Kus sa siuksed? Et äkki sa kommenteerid ka seda, sest et läbi, eks ole, ikkagi 94. aastast saadik, eks ole, nendes nimekirjades olid ka siis... Ja, ma võin seda lugu rääkida. See, miks nad ajalomälestiste nimekirja sattusid, need nõukogude sõjaavad, oli tingitud sellest, et meil mingit sõjaautoseadust tollal ei olnud ja Genfi konventsiooni kohaselt oli riik kohustatud säilitama sõjas langenute matmispaigad. Hoolimata sellest siis, kelle või mille poolelt nad olid. Ja kui nüüd 2007 oli meil see möll, eks ole, 2007 võeti vastu sõjaautode seadus, on ta nagu ta on, eks ole. Siis nad läksid nagu vaikselt niimoodi sattusid topeltkaitse alla, eks ole, põhiliselt võttis siis kaitsemin meie nimekirjad ja tegi oma selle käskirjadega selle oma nimekirja. Ja nüüd, kui see Ukraina sõda siin algas ja kui algas see nii-öelda see ümbermatmiste
no praeguseks on peaaegu enamuses kõik ümber maetud, mis olid väljaspool kalmistut. Noh, siis pandi meie seadusesse ka, et kui on topik, kui on sõjaajal haudad, siis võib nagu ajaloomälestisena ära lõpetada. Ja enamuses siis need on üle 190, mis ära lõpetati, et mida me jätsime, kus olid meie huvid nagu kujunduslikult ja restaureerimise alas on vabadussõjas langenud matmispaigad, no need on valdavalt Valga, Võru, Pärnu ja siis üksikud seal, nagu Hiiumaal on üks väga huvitav esimese ilmasõja matmispaik, kus kohalikud on teinud suure uhke hauasamba ja seda hooldavad seal, et üksikud niisugused, aga enamusest lõpetati siis ära. Nüüd selle sõjahaudade probleem on selles, et sõjamuuseumil on praegu väga uhke keskkond loodud, digitaalne, kus on kõik kirjas see, mida nad on nüüd ümber pandud ja kus miski asi oli. Aga mida neil ei ole, on, et need ei ole Maa-ameti kaardil, kitsenduste kaardil ei kajastu. Ja tegelikult peale nende endi enamalt mitte keegi ei tea, mis nende sõjahaudade nimekirjas seal on. No ja siis nad üritavad nüüd hakata seda asja ajama. Need kohad, kus kohas siis, eks ole, see ümbermatmine on toimunud, seal on ka see sõjahauaks olemine ju lõppenud. Ja see lõpeb juba seadusega, selle sõjahaudade kaitseseadusega. Neid oli mingisugune, me jõudsime vist mingi 50 ringis, mis me saime enne ja siis läks üldise nimekirjaga selle lõpetama. Et siin on muidugi vaieldavusi. Et noh, on inimestele kõikidele ei meeldi see, et see on vist see eeldus, et kui on muinsuskaitse all, et siis võib-olla ikkagi on võimalik kuidagimoodi sekkuda, et mis seal toimub, seal haua peal, eks ole, on see, noh, inimestel on arvamus ja ootus ja lootus. Nüüd nende rahustuseks võime öelda, et meil on olemas niisugune asi nagu sõjahaudade komisjon, muinsuskaitseamet on seal nagu üks osapool ikkagi, et kuna meil on see arhiivi pool olemas ja on teadmisi ja kõike muud, et siis see koostöö ikkagi sellest liinis jätkub, et sõjad päris üksinda ei toimeta. Aga võib-olla veel, et täpsustada, et noh, et see sõjahaudade peal enamasti oli ju ka eri tüüpi monumendid, eks ole, et mis on nagu saanud sellega nagu haua tähisteks, eks ole, aga et just, et kui see on 90-ndatel, eks ole, monumendid, mis olid uuemad kui 1940, eks ole, et need ei olnud enam ajaloomälestused. Need ei olnud sõja, ei. Ja, aga ühesõnaga, et see on ka erinevad, et ühtepidi on nagu see sõjahaudade regulatsioon ja siis nemad hõlmavad ju ka neid nagu hauatähiseid, aga teistpidi need monumendid nagu arvati ajaloomälestiste alt välja, aga see oligi just selle sooviga, et ei peaks neid teise maailmasõja mälestusmärkidega. No see on ka põhjus, et sellest grupist 2 monumenti tunnistati kunstimälestiseks. Rohkemat ei peetud ka kunstiinimeste poolt siis nagu tähtsaks ja väärtuslikuks ja siis Teomartise monument, no see on nüüd nagu kunstimälestis, jah. Mis see teine on? Ei, 2 tükki, need olid autode peal, üks on Saaremaal oli, see on ümber maetud Tagaveres, seal polnud üldse kedagi all isegi mitte. See teine tuleb praegu meil. 2 tükki oli kunstimälestis. Selge. Sul vist nüüd on... See on sinu viimane ja... Need see on see Vestimägi ja lautrikohad, jah, see on nüüd Hiiumaal koos kaevuga. Aga nüüd vahetage Vitaga kohad, tule sa siia. Jaa, aitäh. Mulla ka muidugi ka leppisime kokku, et sellist loengut pidama, võib-olla ise ka alguses esitaks selliseid küsimusi või kommentaare. Võib-olla päris alguseks ka tänaks veel kutsumast, et nimest on nii suurepärane, et selle näituse raames on nii palju arutelusi sündinud või et see on just ka nagu näidanud, et kui palju on arutada ja rääkida just nimelt nende muinsuskaitse teemade ümber. Ja just võib-olla, et see ajaloopärand on selline pärandiliik, mis on jäänud kuidagi nagu kahe vahele või tähelepanuta.
et kes olid Ulla ekskursioonil ka alguses, panid tähele, et kui me jõudsime minna ajaloopärandi ruumi, siis üks esimesi asju, mis sa ütlesid, oli see, et noh, et ajaloopärandiks arvatakse need asjad, mis ei lähe ei ehitis- ega kunstimälestiste alla. Aga teistpidi mulle tundub, et ta just nagu vääriks palju rohkem tähelepanu ja arutamist ja praegu on ka tohutult huvitav olnud nii sellel ekskursioonil kui ka ilmet kuulata, eks ole, et kuidas ajaloopärand on meil võib-olla nagu natukene varjus olnud, aga et tõestpidi, et nagu öeldud, siin oleks nii palju rääkida ja mingis mõttes see tundub võib-olla isegi natukene nagu paradoksaalne, kui me mõtleme, et kui palju meil on olnud vaidlusi erinevate ajaloo teemade üle või selle üle, et mida me peaksime esile tõstma või kas või kuidas nendest rääkida või neid väärtustada. Ma arvan, et monumendid on nagu, mis siin juba teemaks tuli, ainult nagu üks näide sellest, eks ole. Ja võib-olla ka mingisugune selline nagu, mida seal näitusel ka just tuuakse välja, et see pärand on alati ühel või teisel viisil ka nagu poliitiline või selline identiteedi poliitiline küsimus ka ja just nagu selline mingi tasakaalu leidmine nende vahel, et kui palju siis ja millisel moel seda suunata ja kureerida ameti poolt, eks ole, ja siis teiselt poolt see mõte, mis käis läbi nii ilmeettekandest kui siin näitusel, eks ole, et see peab sündima dialoogis kogukonnaga ja olema nagu selline altpoolt üles toimiv nagu selline pärandi kureerimine ka. Ja siis võib-olla just sellise mingi nagu ajaloo tähenduse muutumise nagu dünaamika ja siis teistpidi nagu selle ajaloopärandi kui liigi kerge sellise varjusoleku või ka nagu staatika, mingi selline põnev vastasseis või siuke põnev pinge tekib või see, et kuidas ja ma arvan, et kui nagu ilmselt kuulata, et see just, et kuidas on pidanud nagu selle nõukogude ajast pärandiks saada nagu pärandiliigiga, seda nagu ümber mõtestama siin uutes Eesti oludes ja pigem jääb ka nagu kõlama, et seda on tehtud nagu niimoodi ettevaatlikult ja nagu mitte üleliia tormates, et nagu sa rõhutasid ka, et nagu settimise aega erinevate sündmuste. Ja siis ma mõtlesin veel, et millega ma oskaksin kasulik olla, et võib-olla tõesti just see mälupaiga mõiste, mis siin ka juba läbi käis, mida sa ise kasutasid ka, et just need erinevad nagu sellist kultuurimälu uurimises esile kerkinud nagu põhimõtted ka, mis juba nagu rõhutavad ju sellist ajaloomälu nagu dünaamilisust sellest, kuidas ta sõltub sellistest olevikust ja kaasajast, on pidevas muutumises peegeldades siis neid oleviku väärtusi, eks ole, ja teistpidi, eks ole, jälle kui mingit sellist pinge välja otsida, et pärand kui selline on nagu ju väga ikkagi staatiline ja nagu mastaapne või vähem mastaapne nähtus, olgu siis tegemist maastiku või monumendi või mingi ehitisega, eks ole, et kui kiiresti siis see ajaloopärand kui kategooria peaks saama nagu reageerida sellele, et kuidas muutub meie vaade ajaloole või et kas ta peaks ka nagu muutuma ja kui palju on seal ruumi nagu varasematele ajalookäsitlustele või sündmustele, et sinna võib-olla võiks veel tulla. Ja siis võib-olla sellest nagu mälupaikade või kultuurimälu uuringute puhul, eks ole, ka rõhutaks, et ükski nagu ajaloosündmus või nähtus või tegelane, eks ole, et ta ei püsi ajaloomälus värskena lihtsalt sellepärast, et tal on püstitatud monument või temaga on seotud mõni uhke maja, vaid ta peab olema pidevalt nagu ringluses või nagu olema esitatud ka teistes mingites kultuurimeediumides, olgu siis tekstid või pildid, eks ole, et just, et kui palju see ajaloopärand peaks olema siis dialoogis teiste kultuurimeediumitega ka. Ja kindlasti võib-olla just ka see, kuidas siin on nagu sellise ajaloo sündmuste ja nähtuste olulisuse tajumine nagu dialoogis sellega, et millele üldse nagu sellist paika, mille külge seda ankurdada, et see käis siin ka juba läbi, eks ole, et võib olla nagu tähtis tegelane, aga kui ei ole ikka seda maja, eks ole, või ka maastiku, kuhu seda silti panna, eks ole, et siis seda sellist nagu füüsilist mälupaika kui sellist ei ole, et tegelikult võib-olla see on ka sellist nagu eksperimenteerimise ruumi, et kui ei ole, ma ei tea, maja, aga on mingi maastiku element, eks. Et nii, aga siit ma tegelikult tahakski nagu võib-olla küsida ka vahel, ja siis ma räägin veel edasi, et kui palju nagu on Muinsuskaitseametis või ka laiemalt nagu räägitud sellisest sellest ajaloopärandi kureerimisest ja sellest, et
et kuidas saaks nagu ka ise tõsta esile erinevaid teemasid, eks ole, et siin on praegu mingis mõttes on need nõukogudeaegsed välja arvatud, võib-olla on ka huvitav, nagu ma, et nõukogude ajal oli hästi palju seda ajaloopärandit, eks ole, sealt palju on välja arvatud, eks ole, siis on jäänud neid kalmistuid, monumente ja oluliste inimestega seotud paiku, aga et kuidas, ja siis Eesti riigiloomega seotud paiku, aga et pilt ajalool on nagu ka muutunud, et võib-olla üks selline ilmne koht või ilmne teema oleks just nagu näiteks naised, et kes võib-olla vaatasid seda tegelaste nimekirja, nägid, et seal on 4 naist, eks ole. Aga selles... Ei, nagu haudadel on rohkem, aga need... Kodu, või nende sünnipaikadega ei andnud välja sul rohkem naisi. Et kas või kuivõrd nagu, et see võib-olla see ajaloopärand kui selline nagu pärandi kategooria liit, millega siis ka nagu arutada siis või algatada mingi tüüpi nagu ajaloo tegelaste väärtustamist näiteks, kas see on olnud plaanis või mida te mõlemad sellest, et kui palju ta peaks olema ühesõnaga nagu kureeritud ja kuidas teda kureerida nii, et ta ühtepidi saaks Muinsuskaitseamet reageerida mingitele, nagu muuseumid, eks ole, näiteks tegelevad analoogselt palju naiskunstnikega viimasel ajal, ja selle naiste näite juurde jääma. Äkki siis ma alustan ühest küljest, et olles ise praegu Muinsuskaitse nõukogu liige, et siis võin öelda seda, et need arutelud, mis eks ole siis Muinsuskaitseametist Muinsuskaitse nõukogusse tulevad ja mis siis Muinsuskaitse nõukogu peaks, eks ole, kultuuriministrile nõu andma. Et praegu on Muinsuskaitseametil suur ülesanne, eks ole, tegeleda mälestiste inventuuriga ja siis selle raames, eks ole, et neid ajaloomälestisi ka ju hindasite. Et see, mida Muinsuskaitse nõukogu siis kogu aeg nagu lisaks proovib öelda, on see, et üks asi on vaadata olemasolevat nimekirja ja vaadata, mis seal sees peaks olema ja mis sealt peaks välja arvama. Et siis tegelikult tuleks, eks ole, kogu aeg mõtiskleda sellega üle ka, et mis sealt kogu aeg puudu on. Et nii ehituspärandi puhul, aga loomulikult ka ajaloopärandi puhul. Aga kuidas te tegite, eks ole, seda ametis siis analüüsisite just seda isikutega seotud osa, et kas te arutasite selle käigus ka seda, mis on puudu? Et miks ma seda küsin, on see, et näituse jaoks ma intervjueerisin head kolleegi Mirja Maapellit, kes on Lääne-Viru siis maakonna nõunik ja tema just ütles seda, et vaadates praegust nimekirja, siis Lääne-Virumaal pole mitte keegi tähtis inimene pärit olnud, et siis, et seal ei ole kedagi Lääne-Virumaal ja samal ajal, eks ole, siis on seal ju tohutult olulisi isikuid on just sealtkandist pärit, et kas puuduolevatest te ka rääkisite juba? Ei ole jõudnud ja ei ole rääkinud ainult niukesi filosoofilisi arutelusid, aga need on väga üldiselt olnud. No jah, Mirjamine, muidugi tal on kurmäel, tal võikski olla seal küll Vildesid ja Krõõtsveld, aga seal ei ole midagi muud alles kui ainult kivi pargi servas, eks ole, nendega, et see ikkagi teeldab siis nagu järgmist etappi, et praegu meil on käsil tõesti see olemasoleva nagu läbivaatamine. Nimekirjade ühesõnaga sõelumine ja see nii meeletult mahukas töö, kui päris aus olla. Ja siis võib ju otse välja öelda, et ega meil ei ole ju inimressurssi, sõna otseses mõttes praegu. Et meil ei ole ajaloo peal täis ametikohta praegu, meil on ainult osalise tööajaga ja siis sa jõuad teha nii palju, kui sa seal pärast, eks ole, jõuad, et see on niisugune. Et võib-olla, et esimene pool, kui need nimekirjad nii-öelda läbi vaadata, et kas sinna, seal võib olla ka nii, et on mõni asi ekslikult sattunud, et minu teada ei ole, aga igaks juhuks võib üle kontrollida, et äkki on midagi, kuigi ei tohiks olla. Ja seda materjali, või ettepanekuid, mida nüüd peaks nagu lisaks võtma, seda me kogu aeg korjame ja kondame. Aga ma pean ütlema, et isikute kohta ma ei jõudnud seda teha, meil on siin osa väga väärtuslikke kalmistuid väljas, mis on nii-öelda kirja pandud ja et nüüd monumente ei ole mul teada, et peaks varasemast ajast midagi oleks välja jäänud
isikute puhul mulle tundub ka mitte, vaid on pigem küsimus see, et mida nagu juurde võtta ja mis tasandil ja kui palju ja kes on väga oluline, kas see Joosipul on juba väga oluline või peab veel ootama 10 või 20 aastat, et ta ikkagi sellest muusikute perest nagu noh, ikkagi siis ka sellele põlvkonnale veel eristuks, eks ole, et see on ikka, minu meelest on see ikka pika vaatega asi. No samamoodi, no praegu ma loen eile, et uuesti tehti laul ümber, eks ole, mingi juubel on ja et mina ütlen ikka selle peale, et see on veel pika vaatega asi, et mälestused ja inimestest on liiga värsked veel, et võib-olla kunagi kaugemas tulevikus. Et ega see ehituse poole peal on samamoodi, et praegu analüüsitakse mõisapärandit. Et see on ka jube raske selles mõttes, et seda, mida sa nagu tead, sa saad siis vaadata, et kuule, aga seal on, et lähme vaatame seda ka, et neid mõisad, mida ei ole kaitse all, neid ju paraku on, eks ole. Aga see kaitse alla võtmise menetlus on veel omaette, need toppavad praegu ministeeriumis need keelnud, mis on juba valmis tehtud, et see mõte, et teeme inventuuri on suurepärane, aga selleks ei ole ei ametit mehitatud või ja ei ole ka ministeeriumil tegelikult seda jõudlust, et nad ei suuda neid eelnõusid lihtsalt läbi töötada. Et see on keeruline asi kõik. Et see arusaadaliselt on võib-olla just sellise nagu ajaloolase vaatest hästi huvitav nagu viis veel ka omakorda läbi mõelda, et mida see nagu ajaloomälu tähendab ja kuidas ta nagu kujuneb või üks teema, mida me ka Ullaga tegelikult arutasime, kui me valmistusime selleks vestlusringiks seda ja mis on siin ka juba läbi käinud nii ekskursioonil kui selles vestluses, et mis see ajaloopärandiks arvamine siis tähendab, et kas see on nagu selline autahvel, selline eriline esiletõstmine või nagu tempel peale, et nüüd on tõesti jah, tegemist ikka päris mälupaigaga, olgu siis tegemist mingi ajaloosündmuse või isikuga, või on see nagu selline ohustatud pärandi kaitsele võtmine, et näiteks selle, ma ei tea, sündmuse või isikuga seotud maja või paik või monument muidu satuks lammutamise ohtu, et ja just see võib-olla ka, et kui palju nagu sellist riik, see on nagu üks selline üleriigilise tunnustuse funktsioonis mingis mõttes ka, et kui palju seda ja kui palju oleks, siis võiks jätta nagu ruumi kohalikele kogukondadele või omavalitsustele seda teha ja veel kord, et kuidas siis seda kogu eritüüpi kogukondi nagu sellesse kaasata, et see tundub mulle ka hästi põnev ja kindlasti mingi teema, mida me siin täna ka ei lahenda. Ja siis teine võib-olla just see ka selline, et muutunud või et ei muutu ju pidevalt mitte ainult meie arusaam ajaloost, vaid ka tegelikult nagu arusaam, mis on kunst või arhitektuur, eks ole, et see kunstikäsitlus on ka muutunud järjest laiemaks, demokraatlikumaks, eks ole, ei hõlma ainult mingisugust sellist kõrget kunsti, eks ole, et just, et see ajaloopärand ei saa olla nagu selline handicapi kategooria, mis kukub nende kahe vahele, aga jällegi, et kas see, kui ta on nagu ajaloopärand, see tähendab, et ta siis ei ole kunst. Ja siin ma võib-olla lihtsalt mõtlesingi tuua näited hiljutistest, pääse nendest monumendivaidlustest, minu meelest oli lihtsalt huvitav, see on siis selle Riigikantselei nimetatud salakomisjoni siis ülevaade monumentidest, kus just hästi väikses kirjas, aga ühesõnaga, et see antud juhul on tegemist siis Tehumardi mälestusmärgiga, mis on mõistagi just nagu kunstipärandina kaitse all, aga et just selles Riigikantselei komisjoni siis monumentide ülevaates just see nagu kunstilisuse kategooria tuli esile kui argument, et miks neid muidu probleemseks peetud Nõukogude sõjamonumente alles hoida, eks ole, aga et ja eriti hea oli, kui see nagu on teise näite, siis ka Saaremaal on see Lõopõllu küla mälestusmärk, mis on ka eemaldatud praeguseks, et siin on nagu see kunstiväärtus veel komplektis neutraalsusega, et just, et kui ta on nagu kunstiline, et siis see mälestusmärk justkui muutuks nagu ka neutraalseks. See neutraalne tähendab siin seda, et siin ei ole neid kõlavaid lossungeid selle samba peal kusagil välja, siin on daatumid ja ongi kõik.
jah, aga noh, et üldse see selline figuratiivsus või siis pigem sellise nagu modernistliku kunstimaitsele vastamine, eks ole, et see oli ka nagu argument, mis käis sageli nendes monumendi vaidlustes läbi ja kindlasti ongi nagu oluline kriteerium, mida arvesse võtta, aga noh, et see samas ei saa olla nagu ainuke kriteerium või see koht, kus see arutelu nagu lõpeb, on see, mida ma siin tahaks öelda. Ja noh, teistpidi just ka see, et noh, et kuidas need kunsti või sellise ajaloo tähenduslikkuse need kategooriad võivad ka seguneda. Ja võib-olla siit nende monumendivaidlustega tuleb väga hästi välja just ka see vajadus siis sellise dissonantse või vastuolulise pärandiga tegeleda, eks ole, et mulle tundub, et praegu meie selles ajaloopärandi nimestikes nagu ka mõistetavalt, nagu kui mõtleme see taasiseseisvumise ajal on pigem nagu selline meie pärand või nagu kodustatud pärand, seal on nii palju ka nagu varasemalt, eks ole, et üleliia sellist probleemset pärandit seal ei ole ja see selline igasuguste tööliste ja keldrite ja kommunistide väljaarvamine on nagu ka mõistetav, aga et teistpidi, et meil on ju vaja ka nagu toime tulla sellise vastuolulise pärandiga, et seda, mida me võiks nagu tõesti selliseks omaks pidada või selliseid vargamäesid, et kui on meil vähe, eks ole, et kuidas me siis sellise nagu dissonantse või keerulise ajaloopärandiga toime tuleme, et see on võib-olla see, mida need monumendivaidlused on nagu välja toonud ja võib-olla lihtsalt ka teine, et kui veel tuua siia seda kunsti versus muude tähtsuste või olulisuste näidet, et just, et nagu võeti ju ka nende monumentide eemaldamise käigus siis eemaldati ja kohati siis ka purustati palju selliseid standardseid ja tõepoolest ilma nagu igasuguse vähemalt ilmselge kunstiväärtuseta monumente, eks ole, aga et mida teha nagu siis sellise ajalooga seonduva pärandiga, mis on dissonantne, vastuoluline, millel ei ole mingit sellist tohutut modernistlikku kunstiväärtust, aga millel on oma ajalooline väärtus selles mõttes, et et arvestades, kui tihedalt olid palistatud meie maastikud just seda tüüpi nagu standardsemate kivikestega, et kui me need kõik nagu ära, või ma ei taha öelda, et kõik peavad oma algsesse kohta alles jätma, aga et kui nad täiesti ära kaovad, et siis ka mingi ajalooline kihistus kaob ära. Ja siis võib-olla veel nagu üks aspekt, mida siia juurde tuua, on selline nagu ajaline dimensioon, eks ole, et ajaloopärandis on nagu väga palju sellist varasemat perioodi ja võib-olla veel just see 90 taustalt nagu mõistetav see 1940. aasta rajajoon, aga nüüd me järjest enam nagu neid hilisemaid nõukogude aegseid või tegelikult ka nõukogude järgseid kümnendeid on muutumas nagu ajalooks, eriti uuemad põlvkonnad tajuvad seda ajaloona ja et ka seal on eri tüüpi pärandid, millel mõnikord võib olla selline suurem kunstiline väärtus või arhitektuurne või vähemalt niimoodi tajutavalt, aga mis on ka hävimisohus, et võib-olla just need nõukogudeaegsed sellised kolhoosi ja ühismajandi pärand on üks teema, millega, kui ma mõtlen ka, millega me Kunstiakadeemias tegeleme, et see on olnud väga selgelt fookuses nii meie muinsuskaitsjate kui kunstiajaloolaste arhitektide poolt, kus on ühtepidi just ka selliseid tuntud arhitektide poolt tehtud staarobjekte, mis võib-olla liigituks rohkem, eks ole, selline ehituspärandi alla, aga ka mitte ainult. Siis on ka sellise Kiierovi kolhoosi omade tootmiskompleks, et on nagu, et siin on ka midagi Aadoidi tehtud peahoone võib-olla pigem midagi, mis haakub need arhitektuuripärandid diskussioonidega, aga meil on olnud ka mitmeid selliseid kolhooside teemalisi mõttetalguid talvepoole, kus on juba arutluse all ka nagu see, et kui kõik need silotornid ja ühismajandite laudad ja muud tootmishooned kaovad, eks ole, et siis kaob ka üks kihistus meie nagu pärandist, eks ole, kas siis seda saab nagu ehitus- või arhitektuuripärandiks või on see ka pigem nagu selline ajalooline pärand, eks ole, kui mõtleme ka eri tüüpi neid hiigeltööstuskomplekse, mida on väga palju maha lammutatud, nõukogudeaegseid ega ka varasemaid, et siis samamoodi, et siin võib-olla tuleks selline pärandi haavatavus nagu rohkem mängu, mida on ka räägitud just siis sõjaväepärandiga seoses jällegi, ma mõtlen Kunstiakadeemias mitmed
muinsuskaitsjad on sellega tegelenud, siin on pannud ühe plakati siis militaarpärandi päevadest Lahemaal, mida peeti siis mõned aastad tagasi Hara sadamas, eks ole, milles tunnushoone on praeguseks ka kokku varisenud, toona siis Ilkka Hiiop vedas ka meie konservaatorite poolt sellist nagu gerilja konserveerimist seal Nõukogude sõjaväekunsti teemal, mis on jällegi, eks ole, väga laetud, väga selline dissonantne, aga samas ka selgelt nagu häviv ja ohustatud pärand ja siis samamoodi sai selle sama ürituse raames käida, ka mitte ainult neid erinevaid seal Varakandis veel säilinud selliseid sõjaväeparakke vaatamas, aga et seal ka mõnel pool rannikul on meil sellist natuke mingit okastraati ja neid okastraataedade siis poiste näha, et mõistetavalt see on ka selline pärand, mida võib-olla nagu esimesena ei embaks, aga et samas teistpidi, et kui see kõik nagu oma füüsilisel kujul ära kaob, et siis on oluliselt raskem sellest perioodist rääkida, aga jällegi, et võib-olla, et kuidas siis avalikus ruumis nagu näidata sellist pärandit, mis on nii dissonantne, tegelikult selliseid inimestes erinevaid emotsioone ja vaidlusi tekitab. Ja nüüd, kuna meil aeg lippab, aga kas ma üritan lipata siit läbi, et selleks me siis Kunstiakadeemia Tallinna Ülikooli poolt algatasime 2 aastat tagasi sellise projekti Monumendi uued raamid, siis me just tahtsime erinevate juhtumuuringute kaudu siis testida läbi võimalusi, et kuidas siis kas kunstiliselt, aga ka uurimuslikult saaks ümber raamistada või pakkuda selliseid kriitilisi raamistusi sellisele dissonantsele pärandile, eks ole, mitte väites, et seda kõike peab maastiku avaliku ruumi alles jätma, aga et kui me seda selliselt erineval viisil raamistades hoiame avalikus ruumis, siis me nagu hoiame ja arendame ka seda diskussiooni siis selle pärandi ümber. Ja see sai alguse tõesti nendest siis toona ka sellisest üle ida-euroopalisest monumentide eemaldamise lainest, mis järgnes siis selle Ukraina täiemahulisele sõjale, et siis pilte nii Eestist, Lätist kui Soomest ja nagu te kõik hästi teate, eks ole, et see on viinud või toonud just kaasa, eks ole, selle ühe sellise ajaloo kihi hästi kiire jõulise eemaldamise puudutades siis neid nõukogudeaegseid teise maailmasõja mälestusmärke, kui siis ka neid sõdurite säilmeid, millest oli just juttu selle sõjaväe seadusega seoses, eks ole, mis on seda reguleerinud ja võimaldanud tegelikult kiiresti läbi viia, kuna see on, eks ole, sõjaväe komisjoni ja siis Kaitseministeeriumi haldusalas, selles Eesti näiteks erineb ka Leedust näiteks, kus on, või näiteks erinevates Baltimaades, ühtepidi tundub nagu see selline reaktsioonid nendele teise maailmasõja mälestusmärkidele, nende eemaldamise kulg nagu väga sarnane ja ta ebibki kindlasti palju ühisjooni, aga just selles ka korralduses ja seadusandlikes regulatsioonides on palju erinevad. Ja siis samamoodi, eks ole, selle Ukraina täiemahulise sõja tulemusel algasid siis Eestis mitte ainult arutelud või vaidlused siis selle monumentide üle, vaid tekkis siis ka algatuseks muuta siis seda ehitusseadustikku nii viisil, et siis avalikust ruumis nähtavad või sealt nähtavad olevad osad, mis siis kujutavad okupatsioonirežiimi või inimsusvastast kuritegu, eks ole, et oleks siis antaks seaduslik õigus siis korrakaitseorganitele nõuda nende eemaldamist teatud aja jooksul. Aga et see seadusmuudatusettepanek siiamaani ei ole läbi läinud, aga et see oleks kindlasti ka mõjutanud siis paljusid, mitte ainult siis monumente, vaid ka erinevaid hooneid. Siin on Estonia teatri näide teile, eks ole, või siis ka siit Vene praeguseks siis Merekultuurikeskuse endine ohvitseride maja. Ja oma selles projektis me oleme siis tegelenud nii hoonetega kui ka monumentide ja muu sellise monumentaalpärandiga. Võib-olla see Vene Kultuurikeskus on selles mõttes hea näide, et see sellised stalinistlikud hooned on
ka seda tüüpi nagu rajatised, et kust võib ka neid erinevaid elemente eemaldada, et seda on praegu üleval see pandi muuseumisse või? see läks eemaldamise protsessi käigus katki, olen mina kuulnud, nii et ta pidi muidu antama linnamuuseumile üle, mina olen kuulnud, et see läks katki siis selle eemaldamise käigus, aga et see hoone on nagu tõesti väljast vooderdatud erinevate viisnurkade ja muu sümboolikaga, et meid võib-olla oma projektis on just nagu veel kord selle ümberraamistamise käigus ka nagu väga käivitanud see mõte, et sageli on seda tüüpi pärand, olgu siis tegemist hoone või monumendiga, et ta vajaks just sellist kunstilist sekkumist ja sageli või ka nagu sellist tekstilist või muul viisil nagu kontekstualiseerivat lähenemist, et see on nagu tõhusam kui siis erinevate elementide eemaldamine, et pigem siis midagi juurde panna. Nojah, et selle maja puhul on ju, kes vähegi arhitektuuri ajalugu teab, et ei pea palju mõtlema, mis perioodist ta pärineb, et jah, just nimelt, et sa võid detaili eemaldada, aga me kõik ju teame, mis perioodist ta pärineb. Ja peategijad, mis on vaja sellest tühjaks teha, mis ta tootab täielikult oma selle täis ajaloolise, Et kui ta nagu liivapritsiga üle lasta, siis ta võib ilma väga väärtus on ta muutuda. siiski. Aga ta puhastab. Selleks on vaja veel mitu aastakümmet, et seda rahulikult vaadata. seda ka kindlasti teistpidi meie kogemusega, et just veel kord sellest eemaldamise protsessi kiirusest rääkida, et sageli nagu need sellises praeguses nagu atmosfääris need otsused toimuvad ka väga kiiresti, see füüsiline pärand sageli ka eemaldub või ka kaob väga kiiresti ja võib-olla just ma ise praegu mõtlen, et ma tõin selle Estonia teatri näite siia, et Ilme just ju tõi selle Estonia teatri kui selle, ta ongi väga huvitav näide just sellega, et ta on nii seotud sellise Eesti rahvusliku liikumise ja riigiloomega, aga eks ole, tänu või nende nõukogudeaegsete ümberehitustele, eks ole, on ta ka näide sellisest väga mitmekihilisest pärandist, eks ole, kus on ju ka nii palju. Palju huvitavam on Politartus maja ja see uus laemaling. Et millal, see on nüüd 10 aastat umbes vist või on natuke rohkem. Et millal see omandab sellise tähendus, et see muutub maja osaks ja uus laemaling, mis on väga kihvt, mis siin on ette. Jah, et ühel hetkel muutub see tegelikult, kuigi see on nagu 2 eri ooperit, eks ole, aga ta on ju ka lõpuks lugu. See on ka väga hea küsimus, mis ta praegu ametlik nime Sakala keskus. Sakala keskus. Aga mis seal enne oli, ma ei ole esimest näinud? Ei, ma ei teagi, et seal enne midagi oleks. See teatri ajal sinna lihtsalt tahtsid mingit ja siis mina ei mäleta, et see sai sõjas ikka natuke pihta ka ju, see on üles ehitatud koos ainult see hoone. Ei tead selle sinna midagi. Võib-olla see Tõnis Saada poolt sinna tehtud. See laemaal oli ka üks asi, mida me kindlasti mõtlesime ja lihtsalt siis võib-olla ka sellist nagu muutuvate hoiakute ja meeleolude näitena, et üks hoone, millega me seda monumendi uudraamatu projekti raames on tegelenud, on siis Tallinna lennujaama vana terminali hoone. Siin on siis näited selle, kuidas seda rekonstrueerimise projekti, mis toimus 2000 aasta alguses, kuidas seda veel üsna hiljuti on esitletud, ka selline on ka nagu näha, et 2000 aasta algus on see üsna kallilt ja korralikult kogu see selline stalinistlik interjöör siin restaureeritud, seda sealt on küll eemaldatud erinevaid tsitaate, aga üldiselt on siiski investeeritud siia palju aega, raha ja tähelepanu selleks, et see korda teha. Aga siis selle hiljutiste vaidluste valguses siis lennujaam pöördus meie poole, kuna selle interjööris on siis 2 sellist suurt stalinistlikku maali Richard Sagritsalt ja Viktor Karruselt. Richard Sagritsalt vana Tallinna vaade, Viktor Karruselt Moskva vaade, mõlemad siis 54. aastast just selle interjööri jaoks tehtud. Ja siis lennujaam palus meilt või tellis sellise kunstilise ümber kontekstualiseerimise, kus siis Kirke Kangro, meie kunstiprojektide kuraator, tellis 5 kunstnikult siis erinevad ettepanekud. Siin te näete nendel piltidel siis teostununa Sigrid Viiri ettepanekud, kus Richard Sagrits Vana-Tallinna maantele pani sellise installatiivse
kunstiteose, kus on üks pilvefoto peal ja siis see Moskva vaade, mida te näete selle Leka galerii vaatel, siin on siis selline peegelduv element pandud ette just nendele Kremli ja muude siis Moskva linnakeskuse sümbolhoonetele nagu sellise näitena siis sellise kunstilise ümberkontekstualiseerimise võimalikkuse kohta. Lisaks seal näitusel oli siis ka meil selliseid erinevaid uurimuslikke tekste, arhiivikihistusega need teiste kunstnike poolt välja pakutud maketid just nagu ka demonstreerimaks seda, et tegelikult ühtepidi kunstnikud suudavad väga kiiresti ja hästi pakkuda erinevaid ümberraamistamise lahendusi välja ja et seda õnnestub sageli siis ka kombineerida või et seda saab täiendada siis selliste uurimuslike või ka miks mitte mingite pedagoogiliste komponentidega, eks ole, arutada just nimelt sellise, antud juhul siis sellise Stalini aegse perioodi kohta Eesti ajaloos on mingi üks asi, mida ma ise ka tabasin ära, tehes sellest palju giidituure, on see, et kuivõrd nagu ligitõmbav see sotsrealistlik pilt on inimestele, et tõesti sageli tulid rühmad sinna ruumi ja seda, et see on nagu nii ilus või sellises pühapäevases päikeses ainult tahakski elada, eks ole, ja siis see nagu eriti selliste kooliklassidega. Tehku järgi proovige uuesti, me oleme läbinud seda tervet asja. Tänan väga aitama. Aga näed, see tekitas ka selle tunde, et võib-olla on päris hea. Illusiooniloome oli väga tore tollal. Just, aga just nimelt sellest illusiooniloomest peaks ka rääkida, kui me kõik need pildid paneme kuskile hoidlasse, eks ole, siis me kaotame ka võimaluse selle üle muuhulgas kooliklassidega rääkida. Aga valisin siia veel mõned pildid sellest, kuidas me nende maalidega tegelesime, emaldasime meie õppejõudude ja tudengite koostöös siis sealt lennujaamast ja võib-olla ka just hästi teravalt nagu tajusime sellise monumentaalkunsti nagu haprust, eks ta tundub ühtepidi hästi suur monumentaalne võimas, aga et kuna tal on need dimensioonid niivõrd suured, eks ole, et neid eksponeerimise võimalusi või temaga kui ta juba on sealt algusest asukohast eemaldatud või eemaldamisel, et siis ta võib väga kergesti jääda hammasrataste vahele, sellepärast teda kuskil eksponeerida, kuskil panna, eks ole, ta nõuab palju raha, hoolt ja igas mõttes mahtu, et temaga tegeleda, eks ole, võib-olla siin on just see selline kaitsefunktsiooni teema ja veel kord just võib-olla seda tüüpi maalide puhul ka, kus nad on kunstimälestis, kas nad on, eks ole, ajaloomälestis, mis asi nad on, või siis teine näide siis Peri külakeskusest, mis on siis endine Edward Vilde nimelise Sofoosi keskus Põlvamaal Põlva lähedal, siis Andrus Kasemaa on oma sõda 84. aastast, mille me selle eelmisel suvel ja selle talvel siis tudengitega eemaldasime, kuna see endine ühismajandi hoone on niivõrd halvas seisukorras, et ootab siis oma lammutust sisuliselt, eks ole, et need maalid tuli sealt, need sekatehniksmulle eemaldada ja jällegi on nagu siis taaskord see küsimus, et kus teda eksponeerida, kus teda säilitada, eks ole, kuna tegemist on niivõrd suure ja mahuka teosega. Võib-olla veel sellise väikse vahepalana see juurde, et olemegi siis Tallinna Ülikooli EKA koostöös algatanud sellise monumentaaljahi teemalise ainekursuse, mis praegu toimub ja käis just Ajaloomuuseumis sellel kolmapäeval ka teie kogudega tutvumas, mille eesmärk on siis koos tudengitega kaardistadagi sellist alles jäänud nagu monumentaalpärandit erinevates Eesti maakondades, kuna ühtepidi on tulnud just nimelt võib-olla just sellist rohujuure tasandi nagu algatusi. Kas see tuleva ujuna panoon ka? Võt panen kohe kirja, et meil ongi... Seda alles ei ole enam. Mul oli paar fotot ja ma tean, kas ma andsin arhitektuurimuuseumile. Šefid ma suudlaatide peale levituskeramika tehases terve suur sein. No võt just, et sellised ühtepidi on nagu, et ka koos nende erinevate ühismajade, hoonete ja muu sellise nõukogudeaegse ehituspärandi kasutuseta jäämisega on seda laadi nagu monumentaalkunsti palju hävinud ja teistpidi on nüüd tulnud just nagu ka
selline uus laine, kus on pöördutud et neid kaitse alla võtta ja siis just tundus, et on tegelikult vaja ka sellist võrdlusbaasi või üldse nagu kaardistada, et mis sellest on alles, mida ja kõik jällegi täpselt need samad küsimused, et kas võtta nagu kaitse alla, mida see kaitse alla võtmine tähendab ja noh, kuidas neid siis ka nagu raamistada, mida nendega teha, eks ole, sageli ka sellistes hoonetes, mis on juba kasutusel käinud. Väga sageli vist sellised asjad on lihtne öelda võib-olla, et ei ole kunst, aga seda enam nad on siis kukuvadki sinna ajaloopärandi poole peale. No ja vaata enamalt jah, nad on ikka meie tunnustatud kunstnike poolt tehtud, et muidugi on ka niisuguse pooltööstuslikke asju igasugused on kasutatud, aga valdavalt need on ikkagi ju vaata Tartus, mis võeti sealt kõtsioonest maha, eks ole, kui see lammutamise läks ja siis on seal Vanavõidusse sai ümber tõstetud, eks ole, see oli Elmar Hits, eks ole, et need on ikka tunnustatud kunstnike tehtud. Minu meelest vist kõige õnnetumas seisus on see, mis see Põdrapuu, see linnu, see Eva Jänese, see maja on täiesti laguhoone, ma täitsin. Et sellest on kõige rohkem kahjusid väga. Aga kuna nüüd mõlemad vestlejad on oma slaidisel ära näidata, et kas on saalist tekkinud küsimusi või arutelu teemasid? Anu võib intrigeerida. Ma küsin küll jaotada sama, ka siin just arutasime, et see kõrva, see ajalik aeg, eks ole, et kui palju peab olema, näiteks enam mere surmust möödas, et me hakkasime arutama temaga seotud paikade ja kaitseala võtmist, et kuidas sa arvad, et mis see aeg see on, mida me praegu peaksime arvama? Ma ei tea, võib-olla ma olen mulle tundub, et vähemalt 50 aastat võiks olla. See on minu arvamus. Võib-olla see ei ole adekvaatne, aga mulle tundub, et siis on nagu et see inimese elav kujutus on enamalt tealt juba inimeste silmist nagu, eks ole, kadunud, et mulle tundub, et kui inimene ikkagi nagu elab veel põhjusmõtteliselt meie nii-öelda silme ja see pildis, et siis oleks nagu vara ikka hakata teda mälestiseks tunnistama. See on preaisikutega. Jah. Aga nüüd, vaata, eks seda on ju ehituse puhul samamoodi arutatud, eks ole, ja lõpuks ju Rahvusraamatukogu võeti, eks ole, kaitse alla, sellest oli siis 20 aastat selle nii-öelda valmis saamisest möödas. Aga ERMi puhul näiteks tulid kohe ettepanekud, et võtame nüüd ERMi kohe kaitsele, minu meelest see menetlus on ka meil majast pooleli, sest see otsus langetati ära. Et kuna see on nii haruldane, eks ole, rahvusvaheline projekt ja nii edasi, aga kunstimuuseum meie Kumu kohta pole enam ükst ettepanekut ametile tehtud, aga ERMi kohta tuli nagu kohe. See on muidugi unikaalne lahendus küll, nüüd on nende see raadialevik, eks ole, pressib sealt kahelt poolt ju nii-öelda peale, et ega meil ei ole mingit niisugust arvu pole küll paika pandud, aga mingi distants. Ei tea, ma ei tea. Kõik üleliigiliselt on see 50 aastat on see piir, et palju selle ei vaadata üldse sellise pilguga, et kas võiks olla mälestus. Me oleme ka ehituse poole pealt või üldse ajale poolt vaadanud, et see enne Põhjasõda, mis on nagu 1710, et seda meil on nii vähe, see on nii arutane, et selle üle me ei hakka nagu arutlema, mis on, see on. Just, me võiksime selle pööre ära teha, et arheoloogia ja siis kuni 1710 võiks minna automaatselt kaitse alla. Aga see praegu ehituspärandi kriteeriumites nagu see 1710 on ja seda muuseas enne 19 aasta seaduse muutmist me tahtsime seadusesse nagu, aga see ikkagi lükati tagasi. Ehk siis, et automaatkaitseni meie seadus ei suuda minna. Jah, see tundub ikka. Soomlastel see on, eks ole, juba see on arheoloogias. Arheoloogias on neil olemas see, aga jah, ka Soomes muudetakse või tehakse uut seadust ja kas see arutelud on erinevad. Aga võib-olla seda raske. Seda ma tean näiteks, et Norras on niisugune säte, et kui hauatähis on 100 aastat vana, siis on ta automaatselt riigikaitse.
see on küll kiriku seaduse poole pealt, eks ole, aga meil ei õnnestu niisuguseid asju ja et oleks väga ettevaatlikud, et meil on see eraomand on nii uus ja puutumatu, eks ole. Et see küll aeg selles suunas kartus annab, et kui me oleks ka olnud siin, ütleme, tsaariajast või poleks seda okupatsiooniperioodi olnud, siis oleks see suhtumine hoopis teine, ma arvan, et see, aga nüüd ta saadi uuesti kätte ja siis noh, ega need vaidlused ja looduskaitseseadusega ja need on kõik tulevad ju samadelt alustelt tulevad välja, et aeg peab andma arutust. Just. Aga võib-olla see ongi väga hea hetk tõmmata joon alla meie tänasele vestlusele. Saame lindistamise ära lõpetada, mis ei tähenda seda, et kõik siit minema jookseksime. et kohe ei jooksesid keegi minema, nii et saame veel vestelda